Tere, kallis televaataja. Minu nimi on Lemme Ketter ja mul on täna väga hea meel intervjueerida ühte erilist inimest. Istume siin Lootuse küla hoone ja peakompleksi ees. Tere päevast, Märt Vähi. Ja, tere Lemme. Tore olla siin koos ja jagada seda, mis on juhtumas ja see, mida Jumal on tegemas. Just sellega me alustamegi, kuna inimesed näevad, et me istume siin ühe kompleksi ees. Mis see Lootuse küla endast kujutab? Lootuse küla on nendele üks tööriist, üks võimalus oma elu muutua, kes on sõltuvuses. Ja ega meie midagi maagilast ei tee. Muidugi Jumala abiga käib kõik see töö, aga see annab inimestele üks koht, üks võimalus seda teha, mis muudaks nende elu. Kui kaua Lootuse küla on tegutsenud? Ta on nüüd tegutsenud, me hakkasime pihta aasta 2000. Nii et see juba 25 aastat. Kuidas ikkagi juhtus see nii suurt ettevõtmist ei ole võimalik ise algatada niiviisi inimlikul tasandil? No, sa saad projekti teha, kas see jääb püsima, on eraldi küsimus, kas rahastust on. Kuidas see juhtus? Ma ei kahtle seda üldse, need raha ja võimalused ja suurust. Seepärast Jumal väga ja see on, mis on põnev. Mõni mõtleb, et kuidas sa tulid selle peale, kuidas sa otsustasid. Mina ei otsustanud midagi, ainult seda, mida Jumal pani mu südamesse. Ja Jumal ütles mulle väga konkreetselt, kõik pärast seda, kui me oleme rajanud kogudusi, rajasime Eesti Kristlik Nelipühi kiriku ja siin oli tohutu palju heasi asju, mis oli juhtunud, aga Jumal rääkis mulle väga täpselt südamesse. Sa ei ole veel puutunud Eestimaad ennem, kui sa oled jõudnud nendesse välja, kes on kõige suuremas hädas ja pimeduses. Ja tead, Lemme, see huvitav asi oli, meie üldse ei tea, ma ei teadnud üldse, kes need inimesed on. Ja ma hakkasin midagi, mõtlesin, mis ma teen nende inimeste jaoks, aga ma ei tea, kes need täpselt on. Aga minu oma poeg, kes olid suured probleemid sõltuvusega, selle tõttu, et ta oli kõva pidutseja. Ja muidugi ta ei kasvanud niimoodi üles, ta oli muidugi koguduses ja niimoodi, aga siis ta tegi need otsused, mis viis teda seda teed. Ja see tegi mind, kuidas ma ütlen, ma kõik ei teadnud hea asi, ma kõik ei teadnud, võib-olla ma viskad käed üles, ütled, et mis mõtet, miks ma siin lähen kuulutama, kui ma saa oma pojaga hakkama. Aga Jumal ütles, et ole ta sõberlased, ära proovi talle midagi õpetada, rääkida, seletada, lihtsalt ole ta sõber. Ja ma võtsin ta kaasa ja ma teadsin, et ta ei tahtnud koguduses olla, kus ma kuulutasin Kanadas, esitasin seal Lootuse küla mõtted, ideed. Ja üks päev tema ütles niimoodi, et isa, iga inimene saab oma elu rikkuda, aga vähed saavad seda teha, mida sina teed. Ma pigem teeks, mida sina teed. Ja tead, Lemme, see oli niisugune tohutu püha moment. Ma ei julgenud suud lahti teha. Ma mõtlen, kui ma nüüd hakkan siin midagi seletama, siis ma rikun asja ära. Sest see oli niisugune üllatus mulle. Aga me tõmbasime auto tee äärde ja seal ta andis oma elu issandale. Ta läks edasi õppima, aga piiblakoolis ta ei leidnud seda, mida ta vajas, et aidata neid inimesi, kes on sõltuvuses. Ja sellega ta siis läks edasi Floridasse, seal ta õppis ja see sama poeg, kes oli suureks probleemiks kõik selle asjades, oli see, kes tuli siia ja keset seda metsa siin, vanaisa maadel. Mu poeg õpetas mulle, kes see sõltlane on, kuidas teda saab aidata ja kõige rohkem, kuidas teda õigel viisil armastada. Ja koos me ööti rajasime siis Lootuse küla. Me teame, et see on niivõrd eriline kadunud poja lugu, täiesti
me teame, et Jumal on valgus ja temas ei ole pimedust, aga tundub, et Jumal kasutas sinu poja lugu, et nagu pöörata see heaks, sest meil kõigil on oma saatus, mis on Jumal poolt valmis pandud. Ja see on väga eriline lugu, mis sa just jagasid. Kui nüüd minna päris algusesse tagasi, milline oli sinu lapsepõlv? See kõik ju mõjutab seda suurt lugu. See oli samamoodi minu vanemad ja see on mu ema, isa maad, mida ma annetasin lõpuks kõik Lootuse külale. Aga mu ema läks siit ära september 44 ja mu isa, ta oli abielus mu isaga. Neil oli mu õde, ta oli 2-kuune ja ema läks siis Hiiumaale ja sealt nad septembri lõpul, kui Eesti oli juba langemas Vene väedele, siis nad võtsid viimase laeva, mis läksid sealt välja. Ja see ei olnud niisama, et sa valid midagi. Seal oli 495 inimest selle laeva pardal, üks 3-mastinane vana purjekas ja mis oli juba ära pantud, tõmbasid selle välja ja hakkasid põgenema Rootsi poole. Ja siis tuli suur torm merre ja ema, kapten tuli ja ütles, et kuule, see laev ei pea vastu. Aga kedagi siin laeva peal oskab palvetada, hüüdke Jumala poole, sest see on meie ainukene pääse. Ja ema muidugi, ta ei olnud kristlane, aga tema uskus Jumalat. Ta oli merehaige, ta ei suutnud minu õde isegi hoida, aga ta langes põlveli seal laeva põhjas ja hüüdis Jumala poole, ütles Jumal, kui sa päästad meid, et me saaksime kuidagi viisi Rootsi. Ma luban sulle, ma hakkan iga pühapäev kirikus käima. Ja õieti nii lihtne, kui see palve oli. See oli see palve, mis läks kokku selle terve Jumala saatusega ja palvega, mis viis edasi seda, mis Jumal oli plaaninud minu elus ka. Sest lõpuks me jõudsime Rootsi, see oli juba ime. Mina sündisin aga nagu kõik eestlased, kõik lootus oli alati, et vasti saame kodu, pärast sõda saame kodu. Aga ma ei pea seda kordama, seda ajalugu me kõik teame. Ja lõpuks siis me läksime, ma olin 4-aastane, kui läksime edasi Kanadasse. Põgeneku niisugune, mitte, see oli Punane Rist siis ja Halifaxi jõudsime ja seal oli eestlased, kõik mitu peret elasime, kõik ühes majas koos, rasked ajad. Ema jäi väga haigeks, ta käis karkudega. Aga seal oli teised eestlased ka, kes olid varem ka üle mere purjetanud Kanadasse ja nad olid tulnud usule. Ja siis muidugi ema tahtis rohkem teada usust ja niimoodi. Ja see oli ühes baptisti koguduses, tavaline hommikuteenistus. Ema läks sinna, mina olin 8-aastane ja see pastor peas niisugune tavaline kõne, kutsus inimesed esile, kes tahtsid anda oma elu Issandale. Siis mina vaatan, äkitselt olin kohkunud, kui ema tõusis püsti, karkudega lonkas siin ette selle teise eestlasega, naisega, kes ütles, nüüd on aeg, sest ta ei osanud inglise keelt, ta ei saanud sõnagi aru, mis oli seal kuulutatud see hommiku. Aga ta tuli sinna altari ette, andis oma elu Issandale ja sai momentaalselt terveks. Nii et ta pidas mõnes mõttes oma lubadust, et ta läks kogudusse, mis ta oli seal laeva peal andnud ja Jumal tervendas. Ja muidugi ma ei saanud asjast aru. Isa oli mu kõrval, ma ütlen isale, mis nüüd toimub. Isa ütles, ema on hulluks läinud, ta läheb pappi tervitama. Ega ma ei oska midagi, aga ma nägin, et ema sai terveks. Ja ma kohe ütlesin emale, ma tahaks ka. Ma küsin enne, mis juhtub, et ma andsin oma elu Issandale. Ma ütlen, kuule, ma tahan ka. Ta ütles, poiss, sa oled liiga noor selleks. Aga nüüd ma ütlen niimoodi, et kui tead,
laps võib uskuda jõuluvana, siis ta võib ammu Jumalat uskuda. Ta võib Jumalat ka uskuda. Nii et mina andsin sellel järgmine suvelaager või oli see suvelaager, sama kogudus korraldas seda. Ma läksin sinna ja seal ma andsin oma elu ka Issandale. Ja kui vana sa olid? Ma olin 8-aastane. Väike poiss. Ja. Aga ma teadsin, see oli väga kindel samm minu elus. Ja su ema püsis tervena? Ja. Ja muidugi ema siis järgmine suve me läksime ka teise Nelipühi-laagrisse. Seal ta sai püha vaimuga ristitud. Ja mina mõtlen ka, et mina tahan ka püha vaimuga ristitud saada. Nii ma tihti palvetasin, et Jumal, aita mind sinna laagrisse jõuda. Ära ennem tule, ma tahaks sinna laagrisse jõuda ja saada ka püha vaimuga ristitud. Ja esimene õhtul, kus ma läksin sinna, esimene õhtul ma panin kohe sinna palveruumi ja ma sain püha vaimuga ristitud. Rääkisin võõrte keeles ja olen tänapäevani rääkinud võõrte keeles. Ja järgmise päev ma sain veega ristitud. Aga kuidas sinu isa suhtus usku? Ta ei olnud väga rõõmus selle üle. Ja eriti ta nagu, tal oli niimoodi, et ärge liiga tehke, niimoodi. Ärge nagu liiga hoogu minge. Ja muidugi siis meie kasvasime talus ülesse ja isa töötas linnas ja siis me pidasime loomakarja ja siis ma palvetasin seal lautas. Söötsin sead, toitsin tibud, palvetasime ja alati palvetasin. Ja üks päev ma mäletan, ma olin 13 aasta vana ja niisugune tunne nagu Jumala ligiolu täitis seda lauta. Ja ma tundsin nagu Jumal rääkis siia. Ma ei kuulnud häält, ma ei näinud midagi, aga siin südames ma tundsin, et Jumal, ma tahan, et sa lähed ja oled minu kuulutaja terve oma eluaeg. Mina kargasin püsti, kargasin lauda oksest välja suure hooga, et halleluuja, nüüd ma võin kooli lõpetada, ma olen kuulutama, ma olen poisskuulutaja. No muidugi, ega see ei töötanud niimoodi, vanemad ikka nõudsid, et ma käin kooli läbi. Ikka pidi kooli minema. Aga isa oli selle vastu, et mina tahan kirikuõpetuks saada. Tead, mis elu see on, tead, jood teed naistega nädala sees, ajad oma jutlused maha, pigem võta labina kätte, ole tee päeva töö ära, ole õige kraavikaevaja ometi. Nii et ta eriti ei pooldanud mind iialgi selle asjas. Aastaid hiljem muidugi see muutus kõik, aga see ei olnud nagu isa oleks toetanud mind selle asjas. Aga ma teadsin, et see oli, mida Jumal oli kutsunud mind tegema. Ja jälle see on sama asi. Mina ei otsustanud, et nüüd oleks hea olla üks pastor, oleks hea olla, aga see oli, mida Jumal panis ja muidugi see läheb kokku selle raamatuga, mis ma kirjutasin, läkitatud, sest et tema läkitas mind, mina läkitan teda või andsin talle Jumalale üks hea mõte, et kuule, sobiks see ma võiks olla kuulutaja ka, tead juba, aga see oli väga kindel läkitamine, saatmine tema poolt. See on ka väga eriline ja sulle ka kallis vaataja, see on julgustuseks ja kinnituseks selle kohta, et Jumal valib meid ja nagu Jeesus ütles, et mitte teie ei ole mind valinud, mina olen valinud teid ja olen tulnud, et te kannaksite palju vilja. Märt Vähi äsja ilmunud raamat Läkitatu on müügil TV7 internetipoes pood.tv7.ee ja koos imelise töövihikuga, mida ma juba olen sirvinud, lugenud ka, võin öelda, on tore ja on imeline, maksab see kokku 20 €. Ja ole julge seda lugema ja ka Märdi lugu uurima lähemalt. Märt, me oleme jõudnud nüüd sinna etappi, et sa oled just 13-aastaselt andnud oma elu Jumalale ja saanud ka väga selge läkituse minna Jumala sõna kuulutama. Kuidas see elu edasi läks, koolitee, õpitee, mis toimus? Muidugi ma käisin koolis edasi, aga tead, ma kuulutasin igas kohas, kus ma sain. Olin noor poiss postkontori ees, peatänaval, sa kuulutasin tänavat teenistusel.
pärast lubasid ka kiriku kantslis kuulutada, ma pidin kantsli kõrval seisma, ma ei näinud üle, aga alati ja siis muidugi ma läksin piiblikooli ja siis tuli niisugune eesmärk, et ma tahaks üks päev tulla Eestisse külastama. Ja minu hea sõbraga, kellega ma olin üles kasvanud, ta isa oli pastor, ta isa suri autoavariis, ema hoidis seda kogudust edasi, see oli pisikene väike kogudus, meil oli 5 rida pinki ja olime umbes niisugused 5-6 noort olime seal. Aga alati ütlesin, et ja muidugi ta tutvus Eestiga ja teadis seda, aga mis oli väga tähtis selles kõiges, oli isa ei lubanud meid kodus rääkida inglise keelt. Kodune keel on eesti keel. Seal olid üks pere, kes elas seal lähedal, kes oli ka eestlased. Ja meil läks alati koolis käies ja kõik inglise keele peale. Aga kui isa tuli peale, ta sai pahaseks, ta nagu saatis meid puukuri sületäis puid tooma eesti keeles. Ükskõik, kas oli talve, vihk, jope selga, puukuuri ja me lapsed istusime seal puukuuris. Ja ma mäletan, kus me mõtleme, et vana on täitsa hull. Ta elab seal üle mere Eesti maal kuskil ja nüüd nagu sunnib meid panna seda keelt rääkima, mida me kuskil elus ei kasuta. Aga vaata, täna ma olen juba aastaid elanud Eestis ja mõni ütleb, et sul on väike aktsent juures, aga see ei ole välisaktsent, see on puukuuri aktsent. Ja nii, et ma olen tänulik selle eest. Aga vaata, kuidas Jumal töötas seda asja ja see siiski, et isa ei olnud usklik, ta täitis Jumala tahtmist. Ta oli see instrument Jumala käes. Ja üks päev ta tuli ja meil oli Sakala keskuses teenistused ja ma mäletan, ta tuli teenistusse ja ma ütlesin rahvale niimoodi, et kuule, mul oleks väga tähtis külaline täna. Ja see on see mees, kes saatis mind puukuri eesti keelt õppima seal. Ja ma palusin, et teata sai üks aplaus inimeste poolt, pärast ta lõi mulle vastu õlga ja ütles, kuule poiss, ma olen populaarsem kui sina isegi. Ja see oli tänu sellele, et inimesed austasid seda muidugi, aga mina austasin seda ja olin talle elu lõpuni tänulik selle eest. Ja muidugi ta nägi, kuidas Jumal kasutas seda. Nii et see isa armastus ja hool, ka siis, kui ta ei ole usuinimene, see on väga tähtis ja see on Jumala poolt kasutatud asi ja tema hoidis elus seda eestlust sinus. Ja nüüd me oleme jõudnud etappi su elus, sa oled Kanadas, sa läksid piiblikooli, sa õppisid pastoriks, sa läksid ka kogudust teenima. Kuidas elu edasi läks? Ja õieti, enne kui ma läksin kogudust teenima, mul oli see üks soov tulla Eestisse ja selle sama sõbraga me tulime siia 70. aastal, kus ma siis tulin Hollandisse ja oli juba teada, ma olin selle hollandlase lugu lugenud, kuidas ta vidas salaja piiblit siia. Ja siis muidugi ma läksin kohtame temaga, et kas Jumal on kutsunud teid Eestisse? Ma ütlen, jaa, ma usun küll, tead, me läheme külastama. Teate, mul on 50 kõva kaantega need suured paksud Eesti piiblid. Need on mul laos olnud, ma ei tea, mis nendega teha. Et kui te lähete Eestite, siis juba kutsun, võtke need kaasa, ega ma ei osanud ka midagi paremat. Ma võtsin kõik 50 piiblit kaasa ja siis tulime, sõitsime Rootsist läbi, Lauri Tüüost läbi, Helsingisse, tulime laeva peale, Veiko Manninen, Soomest veel viis meid laeva peale, ütles, oot, las ma võtan pildi teist, seepärast pärast, kui te olete aastad Siberis olnud, siis ma tean, mis nägu te olete ja ikka palvetame teie pärast. Ja muidugi see oli vaatad, tore nali, aga mul oli hirm nahas. See on päris potentsiaal seal.
aga me võtsime need piiblid kaasa ja niisugune pika loo teha lühikeseks oli niimoodi, et me mõtleme, teeme väikse proovi, käime sealt tollist läbi, vaatame, kuidas see läheb. Muidugi kõik need põgenemise jutud, onud, kes olid Siberis käinud, kõik need, tead, ma olin lausa, põlved värisesid, kui ma tulin, vaatamata, et nüüd mul on 50 piiblit kaasas. Ja lõpuks tuli niimoodi, et jätsime kõik piiblid laeva, see oli Tallinna laeva peal ja astusime tolli ja esimene küsimus oli, kas teil on piiblid olemas? Ma kokkusin ära, mõtlen nüüd, siin ta algas ja siis see lõppeb. Ja tulime maale ja siis seal ma kohtasin Tani Roos, tema abikaasaga. Ja need olid noored, me oleme kõik noored siis muidugi. Ja Tani esimene küsimus oli, kas sa tõid piibleid? Täpselt sama nagu tollis. Ja ma ütlen, ja ei. Muidugi tollis sai ütelda ei, sest meil ei olnud kaasas, need oli laevas. Aga siis Tanile ma ütlen, ja on, aga seletain asja ära. Ja noored ütlevad, pole viga, me teame, kuidas see käib. Ma ütlen, siis kuidas see käib. Aga lihtsalt, meie palvetame, Jumal teeb imet, nüüd sina mine too need ära. Kuule, võib-olla ma jääks siia palvetama, kui see on nii kerge, mingi ise tooge need ära Jumala imega. Aga mis sa ütled? Noored olid, silmad särasid peas, usku olid täis. Me läksime ja siis me panime üks piibel siin kannal, teine siia, üks püksi vööde vahele. Ja tead, meil oli 50 piibel, muidugi ühe korraga ei saanud. Ja ma ütlen nüüd, siin me lähme, ma vaatan, sõber läks ees, tuul puhus, tal oli piibli formaat, oli ta sella peal. Ma ütlen, et nüüd siin see lõpeb. Aga tead, me astusime tolli, keegi ei küsinud midagi. Jalutasime edasi, ootasime, keegi tuleb järgi, keegi ei tulnud järgi. Noored ootasid, halleluuja, tänu Jumalale. Aga see on kõik. Ma ütlen, et ei ole, teisel on laev. Minge tooge need ka ära. Ja mõtlen, kuule, see on liiga palju. Aga lõpuks oli niimoodi, et me käisime edasi-tagasi ja tolliametnikud, mis te martsite siin edasi-tagasi, et jääge laeva või jääge maale, niisugust jooksmist ei ole. Aga me saime kõik 50 piiblit toime. See peab olema üleloomulik, sellepärast, et tolliametnikud enamasti on väga tähelepanelikud ja väga sellised ka kannatamatud, et me vaatame selle üle, me hindame olukorda ja siis järgmine, et see tundub mulle täieliku imena. See ei ole võimalik lihtsalt niiviisi. Ja muidugi, mul oli niisugune asi, ma olin juba külastanud oma sugulased ja tead, mul oli väga hale meel näha, mis olukordades nad elasid. Ma olin välismaalt kasvanud üles. Aga need olid mu sugulased, see oli mu Eesti maa, millest ma olin kuulnud köögi laua ümber kogu aeg. Ja ta oli nagu suur vangla ja kõik see, tead, piibli vedamine ja ma istuin Tallinna laeva peal, kui see läks Helsingi poole, nägin Tallinnat kaugel ja mõtlen, et ma elus tagasi ei tule. Seal on lõpp. Ja äkitselt, ootamata tuli jälle see sügav veendumishääl, niisugune nagu nii ootamata, nii täis hoogu ja elu, et Märt, ma tahan, et sa lähed tagasi. Ja ma kohe peaga vaidlesin, et ei, tagasi ma ei lähe. Tead, kui sina ei lähe tagasi, aita neid noori, kes aitab neid siis. Ja see moment ma otsustasin, okei, asi on valmis, ma tulen tagasi. Ja ma abielusin, ma olin aasta otsa pastor ühes koguduses, väga kuulus kogudus, aga see ei jäänud mu südamest kaugel, et mu tuleb tagasi minna. Et Kanadas olles kogu aeg oli sul see teadmine, et ühel päeval minu jalad lähevad Maarjamaale. Ja see oli ainult üks aasta. Ja muidugi siis see lugu oli niimoodi, et me abielusime ja me tulime tagasi. Ma tulin tagasi. Ja esimest korda vana Volkswageni bussiga viisime mitte 50 piibelt, 200 piibelt ja pärast seda 2000 piibelt ja
7 aastat me käisime üle piiride, 2000 piiblit ühe korraga, kõige rohkem, mida me nende ühe õhtuga viisime 6700 piiblit üle Nõukogude Liidu piiri. Ja muidugi neid lugusid ma võin rääkida isegi tund aega, kui mitte rohkem. Aga see oli iga kord, kui ma tulin sealt välja, ma ütlen, viimane reis, ma enam tagasi ei lähe. Ja sa võid ette kujutada, mul oli abikaasa, mul oli 3 last. Väga pingeline. Ja see oli üks asi sisse saada, teine asi oli nende piiblatest lahti saada ja kolmandaks oli välja saada jälle. Ja siis oli küll, kui sõitsime Nõukogude Liidust välja, oli niisugune tunne, et lendad. Aga seesama noored, Tani Roos ja need noored olid need, kes olid meie inimesed, kes olid seespool. Ja nad reisid koos kõik Ukraina läbi ja kuni Armeeniasse välja 77. aastal. Ma tundsin, et Jumal ütles, et ma tahan, et sa viid 2000 armeenia keelset piiblit Armeeniasse. Armeenia ei ole üle hooe. See on pikk reis. Meil oli 3 last. Meil ei olnud ühte kontakti. Ja ma mõtlen, et tuleb ennem ära käia ja uurida asja välja, aga Jumal ütles, võtke kaasa praegu. Ja kui ma ütlen, Jumal ütles, see oli niisuguse veendumisega ja arutasime seda koos ja abikaasaga. Ja siis muidugi tuli jälle üks profeteering, mis ütleb, seekord ei jäta vahele. Aga kui me palvetame, kui inimesed palvetavad, sind hoitakse pisut aega ja saad vabaks. See on üks hea julgustus. Aga kuidas võtta see julgus ja siis selle teadmisega, et nüüd kukud veel vangi minna? Ja. Mis siis juhtus? Mul oli sama asi, ega mina ei tundnud. Sellepärast ma kirjutan selle läkitatud. Sellepärast, et kui sa läkitatud, sul on usku ja julgust seda teha, milleks Jumal läkitab senda. Ja ega Jeesus oli ka läkitatud, ega tal ei olnud midagi kerget ees. Muidugi olid imed ja kõik asjad, aga tal oli väga-väga rasked momendid. Aga ta ei andnud alla. Ja ma võtsin seda eeskuju sellest kõigest, et ükskõik, mis tuleb, me teeme selle asja ära. Ja mul on alati niimoodi, mul on põhimõtte elus, hakka sellega pihta, mis sul on ja ära muretse selle üle, mis ei ole. See on usk minu meelest. Sa oled sõnakuulelik sellele, mida Jumal sulle paneb südamesse. Ja muidugi me läksime ja Kievi linnas oli üks vanem mees, kes oli 40 aastat olnud vanglas oma usu pärast. Üks pika habemega ja tal on üks ja mul on see piibel olemas. Tal üks hästi vana piibel. Ja ütles, kuule, on sul piibleid? Meil oli. Aga Kievi linnas oli juba jäänud vahele üks grupp Taanist ja Norrast. Nad ootasid, kui nad andsid need piiblid üle ja siis said kõik kätte. Kellele nad andsid, kui ka need, kes andsid. Ja ma mõtlen, et ei, nad kindlasti teavad, et meil on piiblid, et ma ei hakka midagi siin tegema. Ja ma seisin selle vana mehe ees ja kes palus mu käest ühte piibelt. Ja ma ütlesin, et ei, kahjuks me ei saa siin. Ja Jumal ütles mulle, mis õigus on sul siin olla, kui sa ei ole valmis kannatama, mida see mees on kannatanud minu pärast. Ma tein kohe otsuse, et tule, mis tahab, me anname nendele piiblit. Ja muidugi see lugu oli niimoodi, et nad panid kohe telefoni peale, et kuule, autoosad on tulnud, et võtame neid vastu. Sõitsime Kievi linnast välja, seal oli üks militsa tee ääres ja me olime pannud mitte ainult üks piibel, aga me olime pannud 2 kartulikotti valmis, et kiiresti anda üle. Ja see, kes oli ka eestlane, Tania eestlane, see oli Arvet, kes oli minu kaasas ja Arvet ütles, et peatu siin. Ma ütlen, ei, siin on see, kas sa näed see militsa, niisugune džiip sõjaväevärvidega ja suur antenna ja ma sõitsin mööda, et jää seisma ja ma jäin seisma ja see tuli siis meile järele ja siis mul pea läks segaseks. Ma mõtlen, nüüd me oleme kuskil vahele jäänud.
mis asi on juhtunud. See milits tõmbas me ette, noormees kargas välja, tal oli see punane või see sinivalge väike kepp käes ja militsa müts peas ja tuli me kõrvale, tegi auto ukse lahti ja seal oli kartulikotti täis piibleid. Pani käe kartulikotti, tõmbas piibli välja, ütle slava Bogu. Ta ei olnud üldse militsa, ta oli sõbra käest koos saanud need asjad. Me võtsime selle kartulikotid ja panime need hoopis tema autosse. Ja sellepärast ta oli seal. Ja siis me jõudsime muidugi Armeeniasse, siin on mitu lugu, aga peamiselt jõudsime Armeeniasse välja ja seal me saime teada, et seal oli väike grupp usuinimesi ja seal oli üks ärkamine, üks käputäis, aga neil oli see kasvas mõni aastaga kuni 2000. Ja lugu oli, et neil oli ainult 7 piibelt 2000 peale. Ja muidugi meil oli 2000 piibelt. Täpselt nagu Jumal oli korraldanud selle asja. Ja me andsime need üle. Nüüd mõni aasta tagasi, umbes 4 aasta tagasi, ma käisin Armeenias jälle. Ja ma sain teada see teine osa, et üks pastor, kes oli Venemaal, armeeniane, Jumal ütles, mine tagasi ja seal üks väike tädide grupp. Ta ütles, mine ole nende pastor, ta ütles, kuule, ma mitte kuidagi. Ja Venemaal oli palju juhtumas, aga ta lõpuks läks tagasi ja sealt tuli see ärkamine. Aga neil oli 7 piibelt ja see pastori piiblepäev oli esmaspäev, tema sai selle piiblepäevaks ja siis ta kirjutas seda käsitse ja andis edasi järgmine päev. Ja ta palvetas ja Jumal ütles, ära muretse. Ma saadan kedagi siia 2000 piibliga. Ja see näitab nii kenasti, et see on nagu suur vaip või kobelään, mis on kootud ja me kõik oleme sellised väiksed sõlmed, kui me ainult oleme sõnakuulelikud Jumalale ja tema häälele. Kui mitu aastat piibleid vedasite, ma saan aru, et see oli rahvusvaheline töö ja kui Püha Vaim teid kinnitas, teie peret, et ühel hetkel te ikkagi lähete vangi, kuidas see lugu läks? Ja, see läks täpselt nagu oli profeteeritud, kui ma olin need piiblid ära, muidu kui ma nüüd käisin seal, see kogudus on 5000 ja tead, ma rääkisin seal lugu ja armeenlased kargasid, tead, hüppasid rõõmu pärast, et nüüd nad teadsid seda teine lugu. Aga kui me tulime sealt tagasi Moldaavi piiri peal, teised, kes olid siis, sest meil oli mitu autot, kes käisid sellel ajal juba, aga teised olid juba sisse minnes arreteeritud. Kahjuks üks noorpaar Ameerikas langes üle kuulamisel, rääkisid kõik ära. Mina ei oleks pidanud õieti jõudma Armeeniasse. Aga kui mina tulin sinna, nad kohe kargasid meile kaela. Ja see lugu on päris pikk, aga meie ei andnud alla. Ma ei valetanud, aga ma ei rääkinud tõtt ka. Kõike välja ei rääkinud. ja lõpuks nad palusid, et ma kirjutaks, mitte palusid, nõudsid, et ma kirjutan tunnistuse, ma olen süüdi ja ma ütlen, et ja kirjutan küll, aga ma paberit ei ole vaja, pliiatsid ei ole vaja. Kohtunud ütled, jaa, tuleb paberi panna. Ma ütlen, mul on väga lihtne, mul on üks lause. Teate, mis see lause on? Ma ütlen, te olete kõik hullud. Ja see tegi neid hästi tegedaks. Ja lõpuks meie karistus oli vangla, abikaasa ja mina mõlemad, erinevad põhjused, asjad, aga sest peamiselt me ei koopereerinud nendega, me ei tunnistanud midagi. Koostööd ei teinud. Ja lõpuks meie karistus oli, meil oli lapsed, oli muidugi vangla, aga lapsed olid 1, 2 ja 4 aastased. Ja nad ütlesid, et mis me teeme lastega ja lõpuks karistus oli Nõukogude Liidust eluajaks välja. Muidugi mul oli hea meel. See on tegelikult teine ime, et teid ei saadetud kuskile vangilaagrisse. Väga sageli perekonnad eraldatakse ja saadetakse kuhugi. Eri riikidesse, eri Nõukogude Liidu nendesse riikidesse. Mis siis edasi, kuidas elu läks, kuidas Jumal... Muidugi see oli siis, see juhtus niimoodi, et ma tead, täpselt nagu see profeteering oli. Ja meie saime vabaks ja seisime välja. Aga abikaasa nuttes, see ei tõena välja, et vaata, mis sa nutad?
ei tohi tagasi tulla. Vaata, et me saame siit põrguaugust välja, tead. Aga siis äkitselt paugu pealt jälle siin sügaves oma südames ma kuulsin Jumalat, ära sina muretse selle üle. Üks päev ma avan ukse ja kui ma avan ukse, ma teen seda nii suurel viisil, et sa võid teada, et see on minu käsi, mis on seda teinud. Ja muidugi ma tulin suure hurraaga välja, kuuldasin Stockholmis, Torontos, rääkisin seda lugu. Vanad eestlased tuli mu ümber ja ütlesid, kuule noor mees. Ja see on üks tore lugu, aga kahjuks seda päeva me ei näe. Aga seda päeva ma jäin siis ootama. Läksin Kanadasse tagasi, rajasime, ehitasime koguduse, olin pastor seal 14 aastat. Aga ootasin iga päev seda päeva, sest ma teadsin, et Jumal teeb selle lahti. Läheme korraks väikesesse kõrvalpõikesse, et sa oled suutnud valida õige naise, kes sinuga teenib Jumalat koos. Kuidas sa tundsid ära, et võt see on nüüd õige inimene minu jaoks? Tema oli seal ülikoolis õiguse osakonna see inglise keele diin, peasekretär, väga kõrge palgaga, aga tema pühendas ennast ja tuli hoopis piibelkooli sekretäriks. Ta käis piibelkooli läbi ja ta oli väga pühendanud ennast Jumala riigi tööle, ma nägin seda. Ja muidugi siis me olime ühes missiooni toimkonnas ja tal tohutu põnev oli missiooni töö ja ma nägin, et tema süda põles teha Jumala tahtmist ja ta oli juba ohverdanud, ta oli juba pühendanud ja ma mõtlen, et kui ma tahan seda teha, mis on minu südames, mul on niisugune naine vaja, kes oleks sama südamelöögiga, sama kutsega ja muidugi tema on olnud mu küljel, kõrval ja kogu aeg ta oli igal ütled, et kuule, tead, ta oli valmis tulema Eestisse elama, ta pidas piiblit koos meiega, tead, ja ta on lihtsalt mõnikord, kui mina hakkan kahtama, et kuule, mis sa jonnid, mine, hakka pihta ja... Ta meenutab seda Jumala kutset uuesti. Ja. Nii et ta on, ja kui kõik need, sellepärast, et ma ütlen kohe, et kõiki neid asju saavutada ja teha ja käia ja sa võid ette kujutada isegi piibli pidamisega, aga tulla Eestisse elama, kui me tulime siia elama. Need asjad, meil oli päris rasked ajad. Ma olen päris rasked ajad läbi elanud. Ma räägin kõik need rõõmsad, toredad asjad, aga me oleme elus päris palju kannatanud igat viisi, aga ta on alati koos seisnud, koos käinud. Ja see vahe on ka päris arusaadav teile, et tulla sealt Kanadast heaoluühiskonnast, vabast ühiskonnast, kus sa saad vabalt tunda, mõelda, väljendada siia raudse eesriide taha, kus on rõhumine, vaesus ja siis Jumal juhtis teid tagasi aasta oli 90 ja mis edasi sai? Ja muidugi siis me tulime, siin oli need imelised sõnad hakkasid tulema välja, perestroika ja glasnost ja mina sõitsin üks päev oma kogudusse Kanadas ja muidugi see terve, me ehitasime uue ehituse, see on kõik üks terve lugu iseenesest. Võtsime vana Nelipühi kiriku ja lõpuks see sai üks juhtiv kogudus seal terves linnas, aga ma teadsin, et tuleb päev, kus ma lahkun ja lähen. Ja siis üks päev ma sõitsin läbi metsa oma kogudusse. Äkit see on niisugune tunne, ma sõidan Eestis kunagi viisi. Ja siis Jumal ütles, sul ei ole kaua, mis sul on vaja korda panna, pane korda, sest sul ei ole kaua. Ma tavalise inimene mõtleb, et ta on suremas siis, aga ma teadsin, et need ei olnud selle tõttu, et see aeg oli jõudnud. Läksin kogudusse, kutsuin oma abipastori sinna, et kuule, kas sa oled valmis selle koguduse võtta enda kätte? Ta ütles, kus sina lähed? Ma ütlen, ma olen tagasi Eestisse. Aeg on jõudnud. Ja ta ütles, ei, ma ei ole valmis. Ma ütlesin, pane ennast valmis, sest mina lähen. Ja ma hakkasin kohe korraldama seda aega, kui tulime siia. Me tegime esimene seminar siin.
ma olin Harri Leesmetega, Allan Lauriga siin, sõnajalad olid suured abiks seda korraldada kõik, sest me ei teadnud mitte midagi selle elust, mis siin oli. Ja muidugi õppisime kiiresti, nägime, et mõni ütles, et vähi ei saanud Kanadas hakkama, tuli Eestisse elama, siin oli kergem. Just vastupidi. Ma vaatan, et kas ma siin sain hakkama. Ja siis muidugi arutasime, me olime Saaremaal ja istusime koos üks õhtu, Allan ja Harri ja mina ja arutasime. Nad arvutavad, kas meil tuleb nüüd Eestisse võib-olla, mis me teeme. Ma ütlen, et muidugi tuleb Eestisse. Nad ütlevad, aga meil tuleb see asja arutada. Ma ütlen, siin pole midagi arutada. Nüüd on see aeg. Muidugi see Eesti ei olnud täitsa vaba siis veel 90. aastal. Et sul tuli see vaimne äratundmine Jumala poolt, et nüüd tuleb see õige aeg kätte, nüüd tuleb tegutseda. Ja, täpselt. Siin ei ole midagi enam otsustada. Siin on otsustada, kuidas me siia saame. Ja Allan ütles, mul tuleb seda asja kogudusega arutada. Haritas, ma pean mõtlema selle peale. Ma ütlen, kuule vennad, minge mõtlega, mis te tahate. Muidugi nad toredad vennad ja me arutame koos. Aga minu otsus on valmis. Ma olen juba tulemas. Ja muidugi, sest ma olen nii veendunud selle üle, mida Jumal oli juba Armeenias rääkinud. Ja ma teadsin, et aeg oli täis saanud. Ja ma teadsin, suulased ütlesid ka, et kuule Märt, tead, ära kiirusta, oota pisut. Sest me ei tea, kuidas see asi läheb. Ma ütlen, mina tean küll, kuidas see läheb. Jumal ei ava oksed ja siis keera ringi. Ja siin oli need profeteeringud, et Eesti saab vabaks. Tead nagu prohvet Reitsi poolt üks kukesamm ja ma ei tea, kuidas nad kõik seda tõlkisid, et see meie vabadus ei kesta. Mina palvetasin, et kuule, kui kaua see jääb, Jumal ütleb, ära üldse mõtle selle peale, see jääb kauaks ajaks. Hakka pihta. Ja siis teie perekond, Vähi perekond, Leesmentide perekond ja Lauride perekond tulite ja Jumal võimaldas teil panna aluse Eesti Kristlikule Nelipea-kirikule. Kuidas see Eesti kristlaste elu sealt edasi hakkas minema? Eesriiali langenud, mis see olukord oli? Muidu, tead, lihtsalt igapäevase elus oli, tead, et kütus saada, et mine, tead, kui grillkanad tulid välja, siis tuli, tead, abikaasa seisis sabas ja mina läksin tegema midagi, siis tulin tagasi, tema läks midagi tegema, ma seisin sabas. Tead, need asjad olid lihtsalt elada oli juba väljakutse. Ja kontrast oli suur. Aga siis oli teine osa, mis oli väga huvitav, et see asi nagu oli nagu üks kiirfilm, mis läks, tead, inimesed said terveks, kogudused said rajatud. See juhtus nagu nii kiiresti, sa ei olnud millegiks valmis. Sa ei kvalifitseerinud millegiks. Lihtsalt asjad juhtusid ja mõni ütleb, palvetad, et Jumal teeks midagi. Ma ütlen, kuule, ma ei jõua Jumalale järele. Ja muidugi me pere kannatas sellega, lapsed kannatasid sellega. Aga mina olin veendunud, et Jumal on muidugi vanglad. Siin oli Rummu vanglas, mis on siin lähedal praegu. Seal oli ainult see välisosa oli lõpuks Vene väed läksid välja, siis olid ainult need sisevangla oli nagu oma riskiga läksid sinna. Ma mõtlen tänu Jumalale, me lähme kuulutama vanglas. Ma ei osanud midagi karta, sest ma nägin ainult need võimalused. Ja läksime kuulutama vanglas, oma riski läksime, aga sealt sai samas vanglas, kus sai 70 see aasta tapetud. Ühe päevaga me ristisime 70. Ja muidugi kogudused ei olnud, mis me rajasime seal mitu kogudust ühe nädalaga. Ja kuidas on võimalik, aga need ei olnud niisugused suured, ilusad, suured majad ja asjad. Seal oli kuskil lasteaias, kuskil saime grupid kokku, rajasime kogu, võtsime kõige parema sealt, tõime ta piiblikooli.
temal ometi oli midagi, mida ta õppis, see nädal läks tagasi, tal oli piibel olemas, ta kuulis midagi see nädal, jagas ja enam-vähem rajasime sellel ajal, me rajasime umbes 60 kogudust. Lõpuks tuli ka lõhestamine, me kaotasime pooled need kogudused, pooled läksid ja pooled kaotasid ära. Nii et nendest jäi umbes 30 kogudus järgi. Aga need oli kõik rajatud umbes 3 aastaga, nii et polnud väga vega. Tundub, et Eestimaa oli küps selle vaimuliku lõikuse jaoks, mida te saite nagu künda, kuna inimestel oli nälg Jumala järgi. Kuidas sa täna näed, kas Eestimaal on jätkuvalt see nälg Jumala järgi ja kuidas see sulle tundub? Jaa, see on väga huvitav küsimus, seepärast et see oli üks eriaeg ja kuidas me tegime seda, oli eriaeg. Ja ma nägin, kuidas inimesed, eriti noored olid need, kes tahtsid midagi, nad tahtsid kogemist, nad tahtsid, et midagi juhtuks, läbi elada. Vanemad olid need, kes olid kõige rohkem nende noorte vastu, et nad hakkasid koguduses käima. Muutusi pidurdavad natuke. Jaa, olge nüüd mõistlikud, me saime kommunismist lahti, nüüd te olete usuhullud. Aga noored kogesid midagi, nad said midagi elavat ja läksid ja muidugi isegi Rootsis ja Soomes nad olid väga kriitilised, et mis lasteaidu me mängime nende lastega. Täna need on koguduse inimesed teevad. Nii et selles suhtes see oli, aga see küsimus, ausalt ütleda, mida ma usun, on, et Eestimaa on sama küps täna kui siis. Siin on sama palju inimesi, kellel on avatud südamega, aga meil tuleb üks teine viis, sest sa paned pilli kuskile, istud seal Vabaduse väljakul või kuskil Raekoja platsis ja paned kitarri üles. Sellel ajal sa sai 100 inimest kohe, kes jäid kuulama. See ei ole see viis täna seda asja teha. Aga Eesti rahvas minu meelest, ja ma olen rändanud ja käinud ja niimoodi, ma usun, Eesti rahvas on väga avatud. Ja see, mida te teete, kasutame meediat, kasutame TV7 ja ükskõik internet ja kirjandus ja niimoodi, kui me peame olema kaasaeglased nende asjades. Ja nüüd muidugi, kuidas me teeme seda, Jumal korraldas selle, mis on üks kõige suurem probleem Eestis, on sõltuvus, on narkootik, alkohoolikud. Aga imelisel viisil, Jumal andis meile selle tööriista, mille kaudu me läksime aitama meie ühiskonda. Ja Jumal ütles, sa ei ole veel puutunud Eestimaad, ennem kui sa oled jõudnud nendele välja. Nüüd, ma ei korrata telekat, ma ei korrata meediat, aga me teeme seda, mis Jumal kutsus meid tegema söötlaste seas. Ja vaata, ma mäletan, kui ma sain presidendi Ilvese käest Punase Risti ordeni. See oli 2014. Ja ta tänas mind ja ma keerasin selle platvormi peal ringi ja hakkasin minema sealt alla ja äkitselt, momentaalselt jälle Jumal sõna tuli mulle südamesse, ütles, täna sa oled puutunud Eestimaad. Ja mul oli niisugune, südames ma ütlen halleluuja, tänu Jumalale. Sest ma teadsin, see oli, mida ta oli kutsunud meid tegema. Nii et kui me igaüks teeks seda, millesse me oleme läkitatud tegema, tema teab täpselt. Ja Eesti rahva, kas need, kes on alkohoolikud ja narkomanid, enam-vähem 90% nendest, kes tulevad siia, nad ei ole isegi avanud piibli. Te ei tea midagi. Teatad, et avame tuttava kirjakoha Johannes evangeeliumis. Tead, kus nad hakkavad Johannes evangeelium otsima? Indeksist. et kus see Johannes... Jaa, nii et ja nagu need tunnistused, mida kuulsid Kadri ja tead, need inimesed tulevad siia, nad ei tea tuhkagi Jumalast. Aga vaata, kas need inimesed tuleks kirikusse, kas need inimesed tuleks kogudusse, astuks kiriku uksesse? Ei, kahjuks mitte. Mõned muidugi.
aga Jumal on andnud selle ja kui me kõik teeksime ainult seda, mis Jumal on meid läkitanud tegema, kes teab seda parem, kuidas seda teha kui tema. Sa rääkisid, et sinu poeg ka kukkus sinna sõltuvuslikku käitumisse, et midagi pidi veel juhtuma, siin Lootuse külas olid ju ainult sinu perekonnamaad, et kas keegi tuli võib-olla sponsoriks või kuidas see nagu töö algas, et lihtsalt tuli üks inimene, aitasite oma poega, kuidas see kasvas? Ja koos tulime siia. Mina olen alati ja tänapäevane, usun seda, et hakka sellega pihta, mis sul on. Mõned unistavad ja räägivad, oi, kui võidaks lotorii või kui teeks seda või teist, siis me saame midagi teha või kui keegi annetaks suured summad. Mina hakkasin sellega pihta, mis mul oli, vanaisa maad. Ja ega ma ei osanud kõike, ma ei teadnud kõik. Mõni mõtleb, meil olid suured sponsorid välismaal. On olnud, aga enam-vähem, mis siin on Lootuse külas üles ehitatud, on eestlased ise teinud. Ja näiteks, mul tuli teed ehitada, siin on tore, siin on ilusad teed, te sõitsite täna autoga sisse, aga siin ei olnud midagi. Siin oli puhas mets ja mina istun siin maha ja ütlen, et Jumal, mul tuleb teed ehitada, et üldse saada midagi siin teha. Ma käitsin iga päev metskitse rada siia. Seal ma enam-vähem siis sama kohta, kus me nüüd oleme. Istuin siin kännu otsas ja vaatan, kus päike tõuseb, ütleb, et siin oleks ilus koht ehitada esimene maja ja sellepärast siin on see maja. Aga palvetan, ütlen, Jumal, kuidas ma seda teed ehitan, et siia saada üldse midagi teha. Jumal ütles, mine teede ehitaja juurde ja küsi. Mõnikord me istume kännu otsas ja ootame, et Jumal ehitaks teed valmis. Et mine eksperti aga mul tuli teede ehitaja juurde minema, siis ta seletas, et siin on päris hea baas, siin on liiv, aga siin on väga palju kivi vaja. Ja siis ma olin täitsa hädas, mõtlen, et Jumal, kus ma seda kivi saan. Ja Jumal ütles mulle, mine Vasalemma karjaari ja küsi rootslase käest. Ja ma mõtlen, et sellest ma ei saanud täiesti aru, et Vasalemma karjaaris ma ei leia rootslast. Ja mõistus hakkab tööle, ütleb, et kindlasti rootslased ostis selle ära. Sul tuleb minna leida, kes need on ja minna Rootsi ja selle ülemuse kokku saada. Ja siis muidugi ma rääkisin pojale seda, poeg ütles, okei, aga isa lähme siis Vasalemma karjaari, vaatame, keda me seal leiame. Aga oled sa kindel? Ma ei ole millegis kindel. Mul on niisugune veendumine südames, et Jumal ütles. Ja lõpuks tuli niimoodi, siis ma läksin Vasalemma karjaari, küsin ülemust, ma ei julge midagi rohkem küsida. Ta ütles, oi, kahjuks ülemust läks minema täna. Ma ei tea, millal ta tagasi tuleb. Ma mõtlen, ta on jälle eestlane, aga ma ei taha selle sekretäri käest küsida, kes omab seda ja kõike. Ma ütlen, Anna, ma annan nime. Ja ta kirjutas nime, andis mulle telefoninumber, ma vaatan paberi peal. Nimi oli Jan-Erik Österlund. Oli rootslane Vasalemma karjaaris. Ma muidugi siis ma tead, usk kargas kõrvedest välja kohe. Wow. Ja saime ta kokku ja seletasime olukorra ära. Soomlased olid karjääri ära ostnud, Nordkalk, aga neil oli Rootsi manager. Aga ma ei teadnud seda. Ja lõpuks siis seletajad, mis me tahame, et ma aitan teid, aga ööjate ma ei töötanud seda välja, ööjate me ei jõudnud isegi siia keskele, pool teed siia. Kutsusin härra Österlundi kohale, et mis sa arvad? Vägev! Vaata, kuule, härra Österlund, vajaks rohkem kilduvat siia keskele saada. Ja ma vaatan. Jõudsin siia, mõtlen, et tahaks sinna tööstusse ka jõuda. Kutsun jälle kohale, härra Österlund tuleb, vaatas. Vaata, kuule, meil on rohkem kildu vaja. Ta ütles, kuule, nüüd ma olen selle asja sees ise, mul ei ole valikut, mul tuleb aidata lõpuni. Ja Jumal pani selle inimese, et selle võtmeisikuga kokku viia, kes aitab siin ehitusega. Ja
ja lõpuks me ehitasime kõik teed valmis ja tead, me teame, mis see Kamaz on, vana Kamaz, suure veokad. Tema annetas meile 4700 Kamazitäit kildu ja kivi, et need teed ehitada valmis. 100 000 eurot ütleks selle peale. Ja see on 100 000 kindlasti. Nii et kui järgida Jumala sellist detailset juhtimist iga päev, siis kas võib öelda, et tema juhib sind punktist A punkti B sinna, kus sa pead jõudma? Ja meie töö, tead, ega mina ei ole ka nii teadlik ja oskanud ja teadnud seda asja, aga päev, kui me tulime seda maakivi, mis on nurgakivi otsima, päev enne, aasta 2000, ma olin oma kodus ja hobune lõi mulle kabjaga siia vastu näkku. Ja kui ma tõmbasin ennast istuma, sirm rippus siin all, tõmbasin silma vastus pead, pealuu oli pragunenud, aju jookses verd. Ma mäletan, kui ma olin seal pikali maas, sest hobune lõi mind maha, aga siis lõi mul kabjaga siia vastu näkku. Aga mul oli nii suur rahu südames, ma mõtlen, huvitav, et täna ma surin ja lähen taevasse. Aga pole viga, here I come. Aga muidugi siis sattusin haiglasse ja nad tegid selle operatsiooni ja lõikasid silma välja ja panid siia suure plaadi ja ma olen täna päev tuima. Kõik see on tuim, ma ei tunne midagi. Ja aga Jumal näitas seal haiglas olles. Mul oli unenägu, kus keegi andis mulle üks neetud laps ja see pisike neetud laps virutas mulle vastu silma. Täpselt samamoodi kui hobune. Ja kui ma ärkasin üles, ma teadsin, et see oli unenägu Jumalast ja mõtlen, mis see oli. Jumal ütles, see olnud üks avarii. Saatan tahtis siin maha lüüa. Aga ma ei lubanud seda, ma panin käe vahele. Muidugi mul mõistus ikka töötab ja ütlen, kuule Jumal, miks sa ei pannud käe vahele pisut varem? Juba enne hobust, eks? Ja muidugi meil on alati parem plaan kui Jumalal. Kergem mõtte. Ja ega sa paha ei ole. Aga Jumal ütles, minu arm selles piisab. Oma nõrkuses saad tugevaks. Märt... See nii rahuldas mind, ma ütlen halleluuja. Halleluuja. Ja. Lõpetuseks, kes on oodatud lootuse külla? Millised inimesed? Need, kes tahvad ja on väsinud ja ei taha enam oma sõltuvuses elada. Me ei saa aidata neid, kes ütlevad, mul ei ole sõltuvus. Nad on sõltuvused, nad on alkohoolikud. Aga nad ütlevad, ei, mul ei ole see. See inimene, kes ütleb, kuule, ma tahan oma elu muuta. Ma olen väsinud sellest, ma olen tüdinud sellest, ma ise näen, et ma ei saa hakkama. Ja ma ei tee välja, mis seisus nad on. Meil on psühhiaatri haiglast tulnud inimesed. Meil on peapsühhiaater Tallinnast saatnud inimesed siia. Me isegi oleme mõtlenud, et me ei ole psühhiaatri haigla. Aga kas see narkootik ja kõik on nad hulluks löönud või kas see on vastupidi. Aga need inimesed on tulnud, saanud vabaks. Täna on meie ühiskonnas Erki, kes oli meil oli üks mees, kes oli täitsa hulluks mõistetud. Teised on, kes on Balti jaama taga elanud prügikastis. Täna on meie päästeameti juht. Meil on teised, kes on Ragnar Baldiskis, on meie kiriku juhatuses täna koolitud, haritud, õppinud. Ja tead, see töötavad päästeametis mõned ja tead, ma võin neid lugusid rääkida, tead, terve rida, kes on niisuguses halvas seisus, kes on kõik ennast lõikanud tükkideks ja kes on lapsena, noorena, naise, kes on isa poolt vägistatud. Ka rasket tausta. Ja suured, ma iiagi ei saanud aru, miks inimesed teevad, mida nad teevad, aga kui ma kuulen nende lugu, nad tunnevad ennast väärtuseta, nad ei ole kedagi enam.
ja nad on proovinud enesetappu teha ja see ei ole õnnestunud nendel. Need inimesed on täna suure rõõmuga teenivad Jumalat, teenivad meie ühiskonda, ise käivad tagasi siia Aatra haiglas oma tunnistus andmas. Nii et Lootuse küla nimi ongi selline väga selgitav, et see on Lootuse küla, koht, kus saab uuesti lootust. Aeg lendab kiiresti ja ka meie saate aeg on täna lõppemas. Suur tänu, Märt, et sa jagasid oma elust, oma saatusest ja ka oma sellest südame paigast, kus kohast sa teenid Jumalat ja ma soovin palju jõudu ja palju indu selle töö jätkamiseks ja kallis vaataja, täname ka sind, et sa oled olnud meiega. Märt Vähi raamatu Läkitatud leiad TV7 internetipoest. Mina olen Lembe Keter ja soovin, et sa oleksid hoitud. Aitäh!